kes teil väljakutsega liitunud on või kas te oskate nagu mingisuguse, ma ei tea, kes see on? Seina, seal on 16-aastaseid, 60-aastaseid mehi, naisi, et väga lai. Ma nägin teie Instagrami lehel ühte huvitavat meemi, mida ma olen ise ka hästi kõvasti nagu uskunud ja sellest rääkinud. See käis mingisuguse psühholoogi kohta vist või ei, arsti kohta, kes oli niimoodi mingi ülekaaluline arst istus arvuti taga, et miks sa peaksid sellist inimest kuulama mingi tervisealadel üldse, kui ta ise nagu nii ilmselgelt on ebatervislik, on ju. Siit sama küsimus teile. Minul oleks nagu hästi raske võtta elunõu 20-aastaselt tüdrukult, sest lihtsalt see on paratamatus, need on faktid, on ju, et ma olen kauem elanud, ma olen mees, on ju, ja et miks ma peaksin teid kuulama, kas te nagu mingi sellest nagu vaatenurgast olete ka mõelnud? Mina olen teinud 3 väljakutset ja peale igat väljakutset kõik minust vanemad osalejad on öelnud nagu ühest suust, et kuidas see on võimalik, et muna tuleb nüüd kana õpetama. Aga need on. Ja ütlevadki, et täiesti uskumatu, et sa räägid mul sükest asja, et paneb mõtlema ja ei ole varem kuulnudki ja aitäh sulle. No lihtsalt on. Et tegelikult see usaldus on ka võidetud läbi seltskondade, et kui kas või näiteks ma ise kuskil seltskonnas olen olnud, siis mulle ongi konkreetselt öeldud, et kuuled, et mu 50-aastane elukaaslane räägib ka lollimat juttu kui sina. Et mis värk nagu sellega on, et ma hea meelega räägiks ennem sinuga juttu kui temaga. Aga kust see teie hinnangul tuleb? Et üks mingi loogiline seletus on sellele see, et ongi, et põlvkondade erinevus, ütleme, et kui ma olen 50-aastane, ma tõesti võib-olla, ma ei tea, ma ei oska otsida õigetest kohtadest infot või ma ei ole harjunud, ma ei tea, mingi netti kasutama või üldse niimoodi on ju infot tarbima, nagu näiteks tarbib 20-aastane. On ju. Aga teine muidugi asi on see, et nagu mitte miski minu arust ei ületa nagu elukogemust, et nagu aastad on, kui sul ikkagi on 50 aastat, ükskõik kui loll sa oled, mingis asjas on sul nagu lihtsalt 30 aastat rohkem elukogemust kui 20-aastasel. Jõuamegi tagasi selle igal ühel oma tõde juurde. Ja, sest et miks on niimoodi, et mõni 50-aastane on puruvaene ja mõni 18-16-aastane mingi miljonär on ja, et siin võiks ka öelda, kuule, mul on rohkem elukogemust, et kuidas nagu sa minust rikkam oled või on ja. Kindlasti see generatsioonide teema ja ka see, et maailm ju praegu väga kiires tempos ongi muutub ja tulebki järjest peale noori, kes hakkavad seda maailma nii-öelda läbi iseenda siis muutma. Ja öeldakse ka ju, et lapsed tulevad siia vanemaid õpetama. No, jah. Aga kas te mõtlete, mis saab siis tulevikus, kui me siis sööme endale poest sisse igasugust paska nii-öelda, joome kraanivett, et mis tulevikus nagu inimestest saab? No pool elu ju süüakse sitta ja siis ülejäänud pool elu hakatakse ravimeid sööma. No, ravimitööstuse nagu skeem on selles mõttes, kui nagu korraks sellele mõelda, siis kui ma olen ravimitööstur, on ju, mulle on lihtsalt majanduslikult kasulik, kui inimesed on nii-öelda haiged, on ju. Et ma saaks oma ravimeid müüa. Selline see süsteem ongi. Aga kas see nagu, kas te näete, et siis on mingi võimalik üldse mingi siuke nii-öelda üles ärkamine või sa ei lähe ju nagu, me istume siin mingisuguses laua taga, me teeme podcasti, aga mingi ravimitöösturite maailm on nagu selline, kuhu 99,9% inimestest mitte kunagi ei saa ligigi ja seda muuta tundub. Ega ma ei usugi, et me nüüd midagi siin nii otseselt muutma hakkama. Iga inimene saab seda teha iseendaga. Sa hakkad läbi iseenda maailma muutma. Ehk et kui näiteks mina söön kvaliteetset toitu, ei pea ravimeid tarbima, sina teed seda, teeb 3., 4., 5., siis on juba 20., siis on juba 100, on ja. Et kui iga inimene iseendast alustab, siis lõpuks need asjad muutuvad, sest keegi ei tarvita enam ravimeid, kõik söövad nii puhast ja kvaliteetset toitu. Muidugi ma ei usu küll, et 100% me jõuame selleni, on ju, et kõik inimesed nüüd enam ravimeid ei tarbi ja söövad ainult puhast toitu. Aga lihtsalt teha seda süsteemi saab iga inimene muuta läbi iseenda ainult. Ja see protsent aina tõuseb ja tõuseb. Need nii-öelda avatud inimesed või nii-öelda ärganud siis. Kui paljud inimesed teie väljakutsega liitusid? Maksimaalne arv, ütleme nii. Mis see oli siis?
algselt me panime eesmärgi, et üle 50 ei võta, sest et me peame iga õhtu läbi lugema inimeste tagasisided, inimeste ülesanded, et see käib üle jõu. Kui mina ise korraldasin väljakutseid, siis ma võtsin maksimum 50 inimest. Ja siis muidugi lõpus on need ärkajad, et kuule, juba algas, et ma tahan ka, ja siis võtsin paar tükki peale. Siis me avastame, et meid on 2, on ju. No ja me mõtlesime, et kuna tahtjaid oli ka nii palju, et siis praegu on üle 100 inimese seal. Ja selle 100 inimesel on nagu, kas teil on mingi nii-öelda ühine ruum või kas te näiteks kunagi kokku ka saate või kui väljakutse läbi on, siis teete mingi suure peo? Päris elus seda mõelda, aga aitäh idee eest. Meil on 2 eraldi gruppi, siis üks on, kus meie jagame infot ja teine on siis community grupp, kus inimesed saavad omavahel connectida, suhelda, jagada erinevat infot, oma maailmavaateid ja uusi sõpru leida. Eesti esu.